tere, minul on hea meel, meie kõrval on Kristjan Järvi, kes on tulnud ka Eesti Puhkpillimuusika Ühingu korraldatud noorte dirigentide konkursi žüriisse. Ja ma küsiksin, et kas on tihti puhkpillidega just tegemist žüriis või dirigeerimist või juhatamist selles ringis? No tead, puhkpillidega on niimoodi, et on vaja hingata. Ja tegelikult terve elu algab hingamisest. Ja kui me hakkame niimoodi seda võtma, siis me hingame läbi selle pilli ja see pill muutub meie osaks. Tegelikult me muutume selleks pilliks. Ja väga palju on keerulisem nende instrumentidega, kes ei hinga. ja dirigeerimine on üldiselt hingamine. Hingamiskunst on, kuidas me koos hingame, kuidas me liigume, kuidas me tegelikult paneme selle energia tööle. Ja tegelikult minu väga suur sõber ja niisugune Semu on Neeme Ots. Tema on tegelikult väga inspireerinud mind oma olevusega. Ja sellepärast ma vaatangi seda tulevikku siin, mitte ainult neid dirigente ja juhte, aga kõiki neid mängijaid ka. Et see on üks äge asi, nii nagu ma ütlesin just enne seda küsimust, mida sa esitasid, et te teete seda. Et see on kõige olulisem, et avastada, kes on need, kellel on loomulik niisugune hingamisvõime. Väga tore, järelikult puhkpillimäng on nii oluline, et see ongi selline elu osa, hingamise osa ja me saamegi täna seda veel teha tükk aega. Ja saada teada, kes on siis see parem hingaja. Jah. Number 9. 3. 10. 10. First. Number 1, congratulations. Oh! Number 5. Number 4. 11. 11. Viimane. 7. 7. I'll show you where your room is. Teil on oma ruum. 6. Nii, laos. Number 8. Ja Andre on siis number 2. Loodame, et ta ilmub välja. Tere hommikust kõigile. Loodame, et kõik on välja puhanud ja värsked. Ja meil on algamas siis 5. noorte puhkpilliorkestri juhtide konkurss. Viimasest on möödas 11 aastat, päris palju. Ja mul on hea meel näha laval Eesti sõjaväeorkestrit. Palun aplaus neile. Ja teil saab olema päris pikk päev, aga igal juhul tänud ette. Ja siis mul on hea meel tutvustada žüriid, kelleks on 11 aastat tagasi võitnud selle konkursi Henri Christopher Aavik, kes on mitmete sümfooniaorkestrite dirigent ja võitnud hiljuti ka Euroopas suure dirigentide konkursi. Ja tema kõrval sümfooniaorkestrite dirigent, Eesti noorte kontsertorkestri dirigent Jaan Ots. Ja edasi on Elleri muusikakooli puhkpilliorkestri dirigent ja Eesti noorte kontsertorkestri dirigent Priit Solm. Ja Eesti siis Kaitseliidu Tallinna malevorkestri peadirigent, kes on ka ühtlasi kutse andja
kutsekomisjoni esimees Kalev Küttarov. Nii et aga meil on orkestris ka mängija traditsiooniliselt, kes kuulub žüriisse ja selleks on siis Eesti Sõjaväeorkestri juht Samuel Jaakas. Nii et edu kõigile võistlejatele ja igal võistlejal on siis aega kuni 20 minutit, võib ka lühemalt teha. Ja kui kuulete kongi, siis kongi löögist 30 sekundit edasi, siis peate lõpetama proovi. Ja žürii otsusega siis 4 inimest läheb siis finaali. Altosaxofon, tenorsaxofon, alfons, toreri, pam, pam, torari, rora, arbito, so, tutti please.
find the rhythm in clarinet. The same goes for your trombones, okay? A bit back, hold it a bit more back. Just now where we were, when you come in, you're really great, but the tempo goes a bit faster, so I know you have to look at the notes, but a bit slower. Let's take from 17 together, everyone, please. 17. Sealt peaks juurde veel. Ja siis G-st tahaks üldse aktiivsemalt. Et praegu on kuidagi loid, et kõik käib aktiivselt, tuleksid peale. Võtame veel G. Et kohe aktiivselt. Ma olen Markseni. G. Don't be so fast with this flat notes like da 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 da. Okay? Don't do short this note. Do you understand about which bar I talked about? 4 bar and number 4. Okay, let's play again number 4. Slower. Sorry. Slower. Ready.
Lähevad nagu üles, et tiri-tirik võib teha legatos, ma arvan, on võib-olla natuke parem. Natukene võib-olla kõlab nagu minu arust paremini, et legatos võib seda teha. Nii, siis 2 enne oot. Väga positiivne, et me saame koostööd teha Eesti sõjaväeorkestriga ja Eesti sõjaväeorkestri dirigent on minu kõrval, Samuel Jalakas, ja küsiks, et kuidas see kogemus teil on siin praegu mängida, kas on midagi erilist või on väga tihti selliseid pikki päevi, nagu me teile oleme siin korraldanud? See on pigem harv juhus, aga ma arvan, see on meile ka õpetlik ja hea väljakutse. Et meil käivad ka ikkagi aeg-ajalt külalisdirigente, aga niimoodi järjest iga lugu uue dirigendiga on põnev väljakutse. Et noortega nüüd niimoodi hästi vastu peate, et näitab, et te olete nagu hästi treenitud, et mängijad muudkui mängivad ja jällegi tuleb uus inimene ja võib-olla on ta tugevused ja nõrkused, aga nii professionaalselt orkester reageerib kogu aeg ühtemoodi. Et tõeliselt ilmselt on selline vilumus ka. Jah, kindlasti. Et see on meie jaoks ka põnev päev. No väga tore, jõudu! Tarvis. Minu kõrval on Henri Christopher Aavik, kes oli noorte dirigentide konkursi võitja 11 aastat tagasi. Ja täna ta istus žüriis ja vaatas omakorda noori dirigente. Mis tunne oli, Henri? Väga hea meel oli tegelikult olla siin ja näha, et see konkurss üldse toimub jälle uuesti. See oleks ju vahepeal võinud ka toimuda, aga siin tuli koroonaaeg ja mis kõik asjad olid siin vahel. Nii et sellest oli juba väga hea meel ja väga hea meel oli näha noori dirigente. Ja see on tegelikult alati hästi huvitav ja ennast arendav kõrvalt vaadata, kuidas proovi tehakse. See mulle alati meeldinud, ma olen alati üritanud õppida nii palju kui võimalik kõikidelt dirigentidelt, keda ma olen proovis näinud. Et see oli päris arenev. Ma loodan, et ma õppisin täna midagi. Kas ei tundunud, et sina oled nii kõrgel ja kaugel, et see vahe on nii suur, et pani nagu imestama või kuidas sulle tundus? Meil on kõigil nii palju õppida selles mõttes ja Kristjan Järvi siin ütles minu arvates nii õigesti, et tegelikult on see lihtsalt selline, dirigeerimine on selline koos tegemise õppimine, et seal ei ole üldse vahet tegelikult, milline see koosseis seal on, mis pille mängitakse, palju neid pille on, vaid see on selline ühte hingamine ja just kui keegi juhendab, aga samas ei ole mitte ainult ühesuunaline tee, vaid sealt tuleb ka midagi tagasi ja võetakse teineteiselt midagi vastu ja antakse teineteisele ja sellest saab ju ainult areneda kogu aeg edasi. No igal juhul suur tänu, et sa tulla said ja žüriitöös osaleda ja uute kohtumisteni ja edu sulle. Suur tänu kutsumast, edu! Ja nüüd siis 4 nime, 4 names, finaal. Pedro Larraín León. Sandis Krumic. Ana
Anastasia Timoshenko. Ja viimaseks Karl Abro. Žürii on oma töö teinud, esinejad on esinenud ja nüüd on hea meel autasustada osalejaid. Aga ennem annan ma sõna žürii esimehele Kristjan Järvile. Palun. Mul on väga hea meel siin olla tegelikult, näha niisugusi väga talentikaid inimesi, kes nad naudivad ja armastavad seda värki, mis on seista tegelikult ansambli ees ja juhendada. Ja otseses sõnas see conductor eesti inglis keeles tegelikult on juhendaja. Ta on conductor tegelikult, ta juhendab seda läbi enda ja siis annab edasi sellele keskkonnale oma mingisuguse vibe. What we were talking about in the background was how remarkable actually everybody is in their own ways, and how what kind of one person remarked and the other one noticed, and you're all in a way fantastic. You know, I mean, it's very hard to give a number 1, 2, 3, 4. It's a matter of personal taste, you know. So you guys are all winners, you know. And I think that
since this is a competition and we're used to competing, which actually is kind of not a very great way to decide anything. Usually in Eurovision, you know, if you win the first, maybe you're not remembered. You know, Tommy Cash actually won Eurovision. So that's what I'm saying. You know? so and he got number 2. You know? So anyway, the thing is that it's always inspiring for me to see people who are getting involved in something which is so weird as conducting, you know. And it doesn't matter it doesn't matter if there's a brass band or a symphony orchestra or a mandolin band, you know, it doesn't matter. It's how you become a magician, you know. And so basically we're giving a prize for who is the most magical right now. Not in the future, but right now. You know, so for the 4th prize, so to say, Anastasia Timoshenko. Okay, 3rd prize to Pedro Larraín León. Second prize, Carl Abro. And the first prize goes to Sandis Krumins. Yes, and Sandis, there's something special waiting for you inside here, and maybe you wanna open it up. It might be interesting for all of us to know. ja täname ka sponsorit, Ice Music Team, mis on pannud välja selle kinkekaardi. It's a 500 Visa-eurone kinkekaart, 500 euros. So congrats, and so there is something for everybody. You know? Alati on rõõm näha tegelikult seda publikut ja publikut võiks olla isegi rohkem. ja tegelikult me peaksime tõesti kuidagimoodi väga õnnelikult teadvustama seda, et kõik see on üks niisugune koos tegemine. Ja see on üks fantastiline asi näha lihtsalt, et asjad toimuvad ja need võiksid toimuda isegi suurema kellaga. Tähendab, see, mis toimub siin Mustamäel, eks ole, tegelikult oleks väga huvitav väga paljudele näha täna ja ma olen väga hea meelega siin tegelikult. Ma tahaks, et väga paljud teised teaksid, et niisugune asi üldse toimub ja levitage, rääkige, teadvustage ja suur tänu teile. Eesti Puhkpillimuusika Ühing tänab ka kõiki žürii liikmeid ja ulatab žürii liikme sertifikaadi Kalev Kütaru. Samuel Jalakas. Henri Christopher Aavik.
Jaan Ots. Ja žürii esimees Kristjan Järvi. Suur tänu! Ja täname veel kõiki osavõtjaid, orkestrante, dirigenti, thank you for everybody ja loodame kohtuda äkki mõne aasta pärast uuesti, kui on dirigendid teinud kodutööd ja tulevad uute kavadega välja. Sellega on tänane kontsertkonkurss lõppenud. Uute kohtumiste!